Religioon on ühiskonnas alati väga tähtis olnud. See pakub vastuseid universumi saladuste osas ning inimestele hingerahu. Aga siis, kui usulised erimeelsused esile kerkivad, võib sellest tekkida väga järsk konflikt. 16. sajandil toimus Euroopas usuline revolutsioon, mida nimetame reformatsiooniks. Katoliku kirikust eraldusid niinimetatud reformeeritud harud, sealjuures luterlus, kalvinism ja anglikaani kirik. Reformatsiooni liikumise algataja oli Saksa kirikuõpetaja Martin Luther, kelle eesmärgiks oli usupuhastus. Ta nägi katoliku kiriku taga ilmalikke pahesid ja inimlikku võimu. Suur osa Euroopast läks selle liikumisega kaasa, tuues kaasa pikad ususõjad. Rootsi kuningriik oli 17. sajandil sügavalt luterlik. Kõlbeline inimene pidi järgima rangeid moraalireegleid igas valdkonnas, riietusest kuni meelelahutuseni, et püsida Jumala ja kiriku silmis heas kirjas. Igaüks pidi oskama piiblit ise lugeda, mis muutis rahvahariduse varasemast olulisemaks. Usul on ka oma pahupool. Sel ajal toimusid üle Euroopa nõiaprotsessid, mis jõudsid ka Rootsi riiki välja, kaasa arvatud Soome ja Eestisse. Nõiajahti peetakse sageli eksikombel keskaegseks nähtuseks, kuid alles 17. sajandil hakati musta maagia ajendil inimesi Rootsis hukkama. Mõnes mõttes on see hirm millegi kurja ees arusaadav. See sajand oli täis sõdasid, näljahädasid, katkusid. Inimestel oli vaja leida süüdlast ja kes võiks olla veel parem süüdlane kui saatan ja tema jüngrid.